Tervist! Arvestades, kui tihedad ja head materjalid on tänapäeval ehitusel kasutusel, siis ventilatsiooni väljaehitamine on kindlasti üks oluline osa tänapäevase maja ehitamisel või renoveerimisel. Niiskus, lõhnad, viirused ja inimese välja hingutud CO2 tuleks ruumist välja tõmmata ja asendada pidevalt värske õhuga. Just CO2 on see, mida me saame mõõta ja mille liigne kogus õhus võib tekitada erinevaid probleeme inimestel, alates väsimustundest kuni tähelepanuvõime vähenemiseni. Igaüks saab mõõta omal kodus CO2 taset, sest vastavad mõõtjad on poodides saadaval. Kui õues on see näit umbes 450 ppm, siis ruumis CO2 tase võiks jääda 800 kuni 1000 vahele. Ei tohiks ületada aga 1200 piiri. Kui nüüd ette võtta tooted, mida meie pakume renoveeritavasse hoonesse, siis alustame kõige lihtsama lahendusega. Oletame, et vanal majal on olemas väljatõmbelõõr ja ei soovita või ei saa paigaldada soojusvahetiga ventilatsioonisüsteemi. Sellisel juhul on meil pakkuda lai valik väljatõmbeventilaatoreid, mida saab paigaldada näiteks vannituppa, kuna ruumide õhk võiks liikuda just vannitoa poole. Ventilaatoreid on meil nii seina peale meie oma brändi Prof nimega kui ka firmalt Soler Palau. Vannitoa seina või lakke paigaldatavad ventilaatoreid on meil nii taimeriga kui ka taimeri ja niiskusanduriga, et saaks olla kindel, et kogu niiskus on ruumist välja tõmmatud enne kui ventilaator seisma jääb. Kindel soovitus oleks hoida ventilatsioon kogu aeg töös, mitte ainult siis, kui vannituba kasutatakse. Selleks julgen soovitada seina paigaldatavat ventilaatorit EcoAir. Nagu näha, siis tema tööratas on teiste sarnaste ventilaatoriga võrreldes tunduvalt erinev. Tänu sellele on ta võimsam ehk suudab liigutada õhku ka pikema väljaviskekanali puhul. Lisaks on tal sisse ehitatud õhuhulga mõõtmine ja ta suudab hoida pidevalt madalalt õhuhulka. Ma meelega ei räägi kiirusest, sest EcoAir üritab kõigest väest just hoida õhuhulka. Kui on aga võimalus paigutada kanali vahele ventilaator, siis soovitan kasutada müra summutava kestaga TD kanali ventilaatorid firmalt Soler Palau. Tegemist on sisse ehitatud 2 või 3 kiiruselise ventilaatoriga, millel on piisavalt võimsust, et suruda õhk ka pikema väljaviskekanali kaudu välja. Oluline on just tema madal müratase tänu summutavale kestale. Selline ventilaator võiks töötada 24/7 madalamal kiirusel ja vajadusel lülitada kõrgemale kiirusele, kui on vaja niiskust või lõhnu välja tõmmata. Pidevalt töötav ventilaator kindlasti tagab hea õhuvahetuse eluruumis ja tagab parema ventilatsiooni. Kahjuks saab tihti takistuseks just pidevalt kostev müra, mille peale inimesed ventilaatori välja lülitavad ja nii jääb ka kogu ventilatsioon pea olematuks. Nii et ventilaatori valikul tuleks kohe peale vajaliku võimsuse vaadata ka mürataset, et see ei hakkaks segama igapäevast elu. Kui väljatõmme on ventilaatoriga planeeritud, siis kuskilt peab tulema ka värske õhk tuppa. Selleks tarbeks on värske õhuklapid, mis peaksid asuma igas ruumis. Värske õhuklappe paigaldatakse seinale, lae alla või radiaatori kohale või lausa radiaatori taha. Kuna klapist tuleb tuppa talvel külm õhk, siis hea asukoha valikuga saab minimeerida olukorda, kus külm õhk hakkab peale puhuma. Oluline on see, et külm õhk jõuaks enne seguneda ruumi õhuga ja soojeneda, enne kui jõuab põrandale, kus inimesed seda tunnevad. Onioni valikus on Freshi ja Flexiti värske õhuklapid. Värske õhuklappide puhul tuleks tähelepanu pöörata sellele, et õhuhulk oleks reguleeritav ja hea oleks, kui ka sisse tuleva õhu suunda saaks klapiga suunata. Kui te elate linnaruumis, kus väljast võib sisse tulla müra, siis on meil pakkuda värske õhuklapid koos müra summutava toruga. Ventilaatori ja värske õhu plafooniga ventilatsiooni lahendamine on parem kui mitte midagi, aga ega see väga energiasäästlik just ei ole, kuna soe õhk tõmmatakse ikkagi ruumist välja, ilma selle soojust ära kasutamata. Energiasäästlik lahendus oleks kindlasti kasutada soojustagastiga ventilatsioonisaadet, aga sellest räägime juba eraldi. Kogu lahenduse osas saate alati nõu küsida meie projektimüügi spetsialistidelt ning tooted leiate meie e-poest aadressilt www.onion.ee. Aitäh!